Tere poisid ja tüdrukud, selles klipis räägiks sellisest esmasest andmete töötluse võimalusest nagu sorteerimisest või järjestamisest. On siin väike andmehulk, kus on sellised klassikalised arusaadavad mõõdistused, mõõteühikud, suurused, numbrid, tekstilised väärtused. Kokku siis 9580 kirjet, mida võib siis vaadelda igat rida siin justkui ühte isikukaarti. No näiteks. Nii, ja esmane sorteerimine näiteks soovides järjestada kogu seda andmehulka eesnime järgi tuleb liigutada aktiivne lahter eesnime veerule, soovitavalt mõnele andmehulgale, mitte siis pealkirjale, ja seejärel home või siis avaleht lindi pealt otsida üles sorteerimise tegevus. Siin paremas servas ta on. Avades nende valikute hulga, mis sorteerimise kohta on, leian siit esimesed kaks lihtsamat sorteerimismoodust tähestiku järjekorras, ehk siis arvude puhul kasvav järjekord või siis vastupidi. No, paneme tähestiku järjekorda siis meie andmehulga klõps ja niimoodi nad siis nüüd siin kenasti on, et kõik aged ja siis tulevad meil agnesed ja nõndamoodi edasi tasapisi kuni A-täht ükskord hetsa saab ja tulevad kenasti ka teised tähed. Nii, on küll andmehulk siis kenasti hetkel järjestatud eesnime järgi. Samamoodi arvu järgi kasvas näiteks pikkus, valin jällegi avalehe lindilt sorteerimise, et kõige väiksemad oleks kõige ees, siis kasvav järjekord ja kõige lühemad neiud siis väidetavalt on sellest andmehulgast lähtuvalt 107 sentimeetrit ja pikim on siin 201. Noh, siin siis andmed ei ole kõige ilusamad, aga need on täiesti suvaliselt siia genereeritud andmed. Ehk siis mitte päris võib-olla elust enesest. Sellisel moel saan kiiresti siis teha sorteerimise ja nüüd kui peab töö jätkuma, noh näiteks nende 107 neidudega, siis põhimõtteliselt võin sellest andmehulgast ju teha koopia ja selle asetada juba uuele töölehele ning seal jätkata siis tööd selle hulgaga. Samas ma võin sorteerida nüüd vajadusel ka natukene veelgi tõsisemalt, kui nii võiks öelda, ehk siis sorteerida mitmetasandiliselt. Kui ma praegu sorteerisin ainult pikkuse järgi, siis oleks mul võimalus sellele pikkuse tasandile lisada veel näiteks sorteerimine kaalu järgi, mis tähendaks siis seda, et esmaseks tasandiks jääb ikkagi pikkus ehk kogu andmehulk järjestatakse pikkuse veeru järgi, aga pikkuse siseselt hakkaksid neiud olema kaalu järjekorras. Okei, no vaatame, kuidas see töötab. Selleks siis tuleb valida sorteerimise tööriista alt kohandatud sorteerimine ja kohandatud sorteerimise puhul siis üks tase on siin juba paigas, jäi ta pikkuse peale, kuna ma olin ka seal oma aktiivse lahtriga, nii et pikkusväärtused väiksemast suurema ja nii nagu ka praegu on, las ta siis jääb. Lisame siia ühe tasandi ja nagu juttu oli, et paneme siis siia kaalu, noh ja ka miks mitte kasvavas järjekorras. Okei. Nii, ja vaatame nüüd siis neiud, kelle pikkuseks on 107, siis nende kaalud jooksevad kenasti kasvavas järjekorras. Ja kui hakkab pikkus 108, siis ka nende neidude puhul on kenasti kaalu järjekorras. Ja loomulikult saab siis sorteerida ka niimoodi natuke nagu justkui miksides teksti ja arved. Võin siis teha näiteks sellise sorteerimise, et esmatasandilt eesnime järgi, noh ehk siis kõik näiteks agnesed satuvad read teineteise järele ja siis ma soovin, et agnesed oleksid näiteks puusa ümbermõõtu järgi järjestatud niimoodi, et suurimast väiksemaks. Nii et esmine tasand eesnime ja puusa järgi teine tasand. Vaatame, mis juhtub. Nii, no näeme, et ailad kõik on, no ütleme ailed, neid on rohkem isegi, populaarsem natukene nimi, ailed ja kui ma vaatan ailesid siin puusade järgi, siis tõesti on kenasti kahanevas järjekorras meil ailed järjestatud.
Ja tasandeid võib siis sorteerimiseks muidugi rohkem olla, kuidas siis teie andmehulk parasjagu võimaldab ja Excel selle sorteerimisega kindlasti hätta ei jää, aga kui teed juba 5.–6. tasandit ja sellesse tasandisse kuulubki ainult üks konkreetne rida siit sinu andmehulgast, siis ega seda rida rohkem iseenda suhtes enam sorteerida ei saa. Kui nüüd kedagi siin huvitas, et miks mul on peidus minu kena lindikene, mille pealt ma sorteerimise tegevust valisin, siis Office 2010 on siin üleval nimerea nagu lõpus minimeeri lint nupukene, sellele vajutades läheb ta peitu, aga kui ma pöördun selle lindi poole, siis ta nagu üheks tegevuseks justkui avaneb, saad midagi valida, ükskõik millist siis tegevust ja peale seda läheb lint peitu jälle tagasi. Kui ma aga ta olen nagu püsivalt ekraanile mananud, siis ta on kogu aeg. Lihtsalt kui ruumi on vähe, saan ta kenasti peitu panna. 2013. Office'i versioonis on see nupukene pisut allapoole kuhugile sinna rännanud. Ja loomulikult, nagu nägite ka selle nupu peal viibides või päris hästi ei paistagi teile kätte kahjuks, et Ctrl F1 on see klahvi kombinatsioon, mida klaviatuurilt vajutades läheb ta kord peitu, kord jääb jällegi nii-öelda nähtavaks. Nii palju siis hetkel sorteerimisest, loodan, et oli abiks. Vaadake korduvalt, kerige edasi-tagasi. Kohtumiseni!